2009. aastal juhuslikult Tallinn-Narva maantee ehitustööde käigus leitud Kukruse isanda luuanalüüs paljastab meile üksjagu infot tema elu kohta. Me teame, et oli surres 25–35 aastane, tegi oma eluajal rasket füüsilist tööd, sõi rohkelt kala, sündis ja suri Ida-Virumaal. Seda kõike saime me teada vaid ühte väikest hammast uurides. Aga mis keelt isand võis kõnelda? Kui nüüd võtamegi arvesse seda, et Kukruse isand võis elada umbes 12–13. sajandil, siis selle ajastu keele kohta on siis, et kui nüüd kasutada keeleajaloo andmeid, et teame seda, et selleks ajaks olid lahknenud põhja-eesti keel, hõimukeel ja ka vadjakeel eristunud. Et nimelt Kukruse isand elas või see Kukruse ise on siis sellisel huvitaval alal, mis on justkui nende kahe keelekuju kohtumispaik ja samas kindlasti ka selline ala, mis oli ka asustuskeskus siis. Et sellel alal siis võiks mõelda, et kuna selline tüüpiline põhja-eesti keel kujunes välja pigem lääne pool ja siis tüüpiline vadjakeel pigem ida pool, siis ilmselt oli seal nii ühe kui teise keele sugemeid. Ja võib-olla ka, kui tuua üks näide, siis et kuidas see tolle aja keel võis kõlada, et näiteks võtaks sellise lause, et minun hambahat omat tervehet, niin minä laulan iloisita lauluita, mis siis tänapäeva keeles võiks kõlada, et minu hambad on terved, nii mina laulan ilusaid või rõõmsaid laule. Ajaloolise keeleteadusega on tõesti nii, et ta peab ka oma meetodeid kombineerima ja kasutama kõiki võimalusi. Kui meil on vanad tekstid, siis see on muidugi kõige parem. Ja näiteks selles lauses, mida Miina ütles, meil oli vorm omat. No, kes soome keelt oskab, see teab, et soome keeldes öeldakse he ovat, nad on, et on selline on mitmuse vorm. Aga ka vanemates eestikeelsetes tekstides, näiteks Georg Müller 17. sajandi alguses oma jutlustes kasutab just seda omat vormi. Aga lisaks muidugi võrdlev ajalooline keeleteadus kasutab ka ikkagi keelte ja murrete võrdlust ja regilaulud on üks väga hea allikas ka. Kui me veel kaugemale ajalukku läheme, siis muidugi me peame vaatama juba ka teiste naaberkeelte otsa ja kaugemate sugulaskeeltega võrdlusi tegema. Ja siin see sõna hammas ise on väga põnev, sest vanas soome-ugri keeles pii oli hambasõna. Nii nagu meil nüüd on saepiid või kammipiid, aga ja hammassõna ilmselt laenati vanast balti algkeelest, no leedu murretes on selline sõna nagu šambas või läti žops on selle sõna vasted ja on arvatud, et see oli võib-olla tootem looma purihammas, näiteks mets ja hammas, mida siis kõigepealt koos selle erilise emotsionaalse tähendusega siis keelde võeti ja pärast see ka üldistus just inimeste hammasteks ja edasi juba nagu kõikideks hammasteks ka abstraktses tähenduses. Tegelikult see hammassõna on tuntud ja kõikides Läänemere soome keeltes, aga kaugemad sugulaskeeled seda ei tea, et see näitab seda kontakti, mis siis Läänemere soome rahvastel ja Balti rahvastel oli, ütleme siis 3000 aastat tagasi just. Ja võib-olla siit võiks veel lisada sellise toreda fakti selle Kukruse isanda kohta, et kuidas ta võis oma kodukanti kutsuda, et tol ajal ilmselt see koha nimetus siis Kukrus oli hoopis Kukarus. Aga nii nagu materiaalses kultuuris on näha, et ega see oli selline päris hea ja rikas aeg ja ikkagi ka see keel kindlasti tol ajal oli juba rikas, osati hästi ennast juba ehtida ja rahvariidedki olid üsna peenelt kaunistatud, mitmekesised, et seda kõike ju kajastas ka keel ja ka nendele erinevatele materiaalse kultuuri nähtustele olid oma sõnad olemas.
Me oleme nüüdseks juba kuulnud kukruse isanda toitumisharjumustest, saanud teada, milline on tema geneetiline taust ja ka keel, mida ta rääkis. Aga milline oli teda ümbritsenud eluolu ja keskkond üldse 800 aastat tagasi? Tegemist oli agraarühiskonnaga. Suurem osa rahvast haris põldu, kasutas karja, elas paiksetes külades ja nii olid nad teinud juba oma paar tuhat aastat järjest. Muidugi iga ühiskond on struktureeritud, selleks, et ta saaks toimida, peavad tal olema juhid. Ülikud loomulikult elasid kas siis linnustes või oma mõisates. Nemad said lisasissetulekut ka kauplemisest, sõjakäikudelt, samuti lihtrahva maksustamisest. Kui me nüüd räägime kukruse kogukonnast, siis tegemist on ilmselt ühe tavalise Põhja-Eesti külaga, nagu neid tol ajal oli palju, mida me teame ja tunneme Taani hindamisraamatust. Põhitoidus tuli põllult ja karjast, aga nagu me kuulsime juba varasemast, on huvitav see, et kukruse mehed sõid väga palju kala. Ja nüüd ongi küsimus, et kust nemad selle kala said. Põhja-Eesti rannik jäi asustusest tühjaks juba kiviaja lõpul. Ja metalli ajal meil sisuliselt puuduvad paiksed külad rannikul. Muidugi kukruse mehed ja naised võisid kala saada ka jõgedest, Põhja-Eesti jõgedest, võisid käia ka perel, kuid ise olen hakanud mõtlema sellise variandi peale, selle kõige kõrval, ma ei tea, kas ees, aga kõrval kindlasti, et me teame etnograafilisest ainesest väga hästi sellist institutsiooni nagu sõbrakaubandus. Sõbrakaubandus Põhja-Eesti ja Lõuna-Soome vahel. Ja kui me nüüd räägime kukruse rahva juurtest, siis neid juuri on muidugi mitmesuguseid. Keelelised juured Eesti maa peal ulatuvad arvatavasti tagasi umbes esimese aastatuhande algusesse enne ajaarvamise vahetust. Mis puudutab nüüd geneetilisi juuri, kui me vaatame kukruse rahvast füüsiliste isikutena, siis need juured võivad Eestimaal ulatuda tagasi tunduvalt kaugemasse aega. Mida kaugemale liigume ajas tagasi, seda suuremad tekivad meil niisugused katmata ajaaknad. Ehk siis praegu me saame kukruselt minnes tagasi ja jõudes nüüd esimesse aastatuhandesse enne Kristuse sündi, saame me rekonstrueerida rahvastiku ajalugu kahte moodi õieti. Siis ühelt poolt on siis puhtalt niisugune kultuurilugu, ehk siis see, kuidas on nähtavad ilmselged mingisugused kultuurilised protsessid, mida siis arheoloogid on võimelised näitama, dokumenteerima ja nägema enne kõike nende erinevusi. Ja siis teine lugu jookseb sinna kõrvale, mis on siis geneetika lugu. Ehk siis just nimelt see, kui meil on olemas. Mida me siis näeme? Me näeme seda, et meil on olemas mingisugune aegade algus. Meil on näha seda, et ühel hetkel inimesed on siia alale jõudnud, nagu kusagil siis 9000 enne Kristuse sündi, kui need inimesed on siia jõudnud. See lugu kultuuriliselt näitab seda, et meil tõepoolest on tulnud kusagilt siia inimesed. Väga suure tõenäosusega need inimesed on tulnud metsavööndist ja siin on praegu olemas kaks võimalust. Üks võimalus on see, et me räägime niinimetatud läänepoolsetest kütkalul-korilastest, keda siis geneetilise materjali järgi on hakatud eristama läänepoolses Euroopas ja ühte niisugust omaette rühma siis idapoolset kütkalul-korilast on eristatud idapoolses Euroopas. Ja järgmine niisugune suurem muutus, kus me näeme, et meil muutub kultuur järjekordselt, me näeme, et meil muutused päris tugevad siis inimeste geneetilises koosluses. Ja see aeg pärineb alles kusagilt sealt 3900 aastat enne Kristuse sündi. Ja selle puhul nii materiaalne kultuur kui ka siis geneetika näitab,
siia alale on tulnud juurde inimesi, kes pärinevad ida poolt. Ja see ei ole veel kõik, sellepärast, et nüüd ei ole enam vaja nii palju aega nagu sellest esimesest kolonisatsioonist ühe tõsise migratsioonini, mida me siis arheoloogilise materjali järgi nimetame kammkeraamika kultuuriks. Nüüd on vaja ainult 1000 ja natukene veel üle, et tuua siia veel üks rahvakild. Ja see rahvakild tähendab siis seda, et meil on olemas taasmuutus, meil on taas uus kultuuriline protsess ja meil on taas näha selles geneetilises pildis muutus. Kammkeraamika kultuuri inimeste kõrvale on tulnud niinimetatud nöörkeraamika kultuuri inimesed. Ja selle rahvakillu puhul on olemas niisugused selged teadmised, et see ühendab nagu väga erinevaid komponente siin Euroopas. Ühelt poolt on seal tõenäoliselt niisugune stepirahvaste ränne ja stepirahvaste jõudmine kusagile sinna Kesk-Euroopa ja Ida-Euroopa piirile, aga seal on mänginud õige mitu asustusrühma olulist rolli. Et me ei saa ainult võtta siis kusagil stepist need inimesed ja panna siin mööda maailma ringlema, vaid seal on hästi oluline roll olnud ka ikkagi nendel inimestel, kes siis on Euroopas elanud juba varem ja seal on väga oluline roll veel ühel komponendil, mis meil Eestisse varem ei jõudnud. See on siis hästi varased maaviljelejad. Ja siis meil on mure. Siis me oleme Valtriga nagu sellises järgus, kus me ei saa oma otsi nagu korralikult kokku sõlmida. Jah, kiviajal järgneb üks selline müstiline periood. See on siis teise aastatuhande esimene pool enne ajaarvamisvahetust. Kui meil kaovad ära muistised, kaob ära see rikkalik neoliitiline materjal, kammkeraamika, nöörkeraamika. Meil ei ole asulakohti õieti, võib-olla mõni üksik kahtlane. Meil ei ole matuseid peale mõne üksiku erandi. Ja niimoodi kestab see selline nagu asustuslünk või kultuurilünk, kestab oma 500 aastat, enne kui hakkavad tulema uuesti muistised, kui hakatakse rajama kivikalmeid juba maapealse ehitusega, siis suuri monumentaalseid kalmeid, mis näitavad jälle mingisuguse nagu uue rahvakillu saabumist, eriti just Põhja- ja Lääne-Eestisse. Ja sealt edasi siis natukene hiljem juba võime hakata rääkima jälle uuest saabujate lainest, mis tuleb siis ida poolt, samas müstilisest idast, millest Aivar rääkis, tuleb nagu uus laine siis umbes 300 aastat tagasi, mille kohta me võime juba kindlalt öelda, et tegemist on Lääne-Uurali rahvastega. Aga on selline väga segane periood, teise aastatuhande esimene pool, kus meil ei ole materjali ja me ei tea, mis sai nendest kiviaja inimestest, kes siin elasid. Et võib täiesti nagu loota muidugi optimistidena sellele, et tulevikus me leiame need puuduolevad muistised ja puuduolevad inimesed üles, aga siis saab jälle ajalugu ümber kirjutada. See on üks võlu, see on üks ajaloo uurimise võlu. Et kui teaks, siis ei juuriks ju. See on see üldine tendents, et mida kaugemal ajas me oma uurija pilguga liigume, seda vähem on meil tegelikult allikmaterjali ja seda raskem on teha järeldusi ja seda lihtsam on teha igasuguseid üldistusi. Ja sellega on veel see lugu, et kui piirduda ainult ühe teaduse andmetega, näiteks kui piirduda ainult arheoloogiaga, siis on järelduste tegemine, tõlgenduste tegemine väga lihtne. Kui sa sinna juurde peaksid arvestama veel ka keeleteaduse materjale, kui sinna juurde peaksid võtma geneetikat ja ma ei tea, siis veel geograafiat ja kõik need loodusteadused, siis nende andmete kokkusobitamine muutub üha keerulisemaks. Ja tihti on nii, et ühed andmed räägivad nagu ühte lugu, teised andmed hoopis teist lugu ja kas nad kuidagi kokku sobivad. Tõenäoliselt nad sobivad, aga sa ei pruugi seda lihtsalt taibata esimese hetkega, kuidas nad sobivad, mida nad tegelikult räägivad. Kukruse kalmist on kõnekas paik, mis annab meile võimaluse heita pilk muinasaja lõpu kultuuri, keelde ja inimese ellu. Kukruse isand oli sealt välja kaevatutest üks jõukamaid. Teda ehtisid kaela ja käeehted ning kaasa oli pandud nuga ja savinõu kalasupiga.
luuuurija selgitas välja, et ta suri 25. ja 35. eluaasta vahel, tegi rasket füüsilist tööd ja tema hammastelt leiti hambakivi. Hammastest tehtud biokeemilise uuringu järgi võib öelda, et ta sündis ja suri Ida-Virumaal ja temal toidulaual oli rohkelt kala ja liha. Geneetikud leidsid, et kukruse isandas oli nii varem Eesti aladel elanud küttide korilaste kui ka hiljem siia jõudnud stepirahvaste geenipärandit. Ka tema keel ei jää päris saladuseks.